fookus on ju, jah. Ma ei suuda uskuda, ma seda ütlen praegu, aga me põgeneme Austraaliast. Ma ei tea, long story short, me planeerisime nii kaua mingit kuradi pikka road tripi Lääne-Austraaliasse, et siis suvel nagu sealt rõõmsalt ilusti koju sõita peale seda, kui kogu Austraaliale ringi oleme peale teinud. That's not happening. Tegelikult me teadsime juba Uus-Meremaal olles nagu mingi 6 aega tagasi, et me nagu kuidagi ei viitsi enam sõita ja kuidagi nagu oli nagu see reisiisu kadunud. Või isegi mitte reisiisu, vaid see sõitmise, road tripimise isu. Aga me nagu hästi sujuvalt ignoreerisime seda kõik. Meie road trip oleks olnud umbes 10 000 kilomeetrit. Mis on okei. Me planeerisimegi ja me olime valmis 2 kuud sõitma. Aga milleks me vist ei olnud valmis, on see, kui palju ikkagi ilm muutub mõne kuuga ja mõne 1000 kilomeetriga. Ja ütleme, Melbourne'i ilm on olnud 10 kraadi, vihm ja tuul. Niimoodi, et isegi nagu meie Airbnb's oli öösiti külm magada. Ja lihtsalt kuidagi see reality check, et nagu sul on päevad läbi jahe, sa magad telgis, kus sul on külm, sul on õhtul külm, sul on hommikul külm. Päevad läbi tegelikult sa nagu sõidad, sul ei ole võimalust teha neid tegevusi, mis minu jaoks road tripi nagu selle vääriliseks teeb. Sa ei saa ujuda, sa ei saa nagu neid rannamõnusid nautida, sest et nagu Austraalia, olgem ausad, nagu see ranniku elu ja ranniku mõnud on nagu väga-väga suur selle riigi benefit ja kui nagu need ära võtta, siis 10 000 kilomeetrit road tripides sul jääbki ainult auto ja põllud. Muidugi see oleks mega äge kogemus ja me näeksime nii palju, sest meil on tegelikult veel nii palju nägemata. Me näeksime kaamleid, nagu kui äge. Aga siis, kui sa ikkagi mõtled nagu selle igapäeva peale, kuidas sul on kogu aeg külm, ebamugav, asjad ei kuiva ära, telk on märg, riided on niisked, siis me lihtsalt saime nagu aru, et eriti selle mindsetiga, kui meil on tegelikult nagu väss. Ja kui see tuleb nagu suht kõva, mitte pressimine, aga pingutus, siis ma arvan, et see road trip teeks meile nagu rohkem kahju kui kasu. Nii et ma olen otsustanud umbes 10 päevaga müüa maha oma auto, kogu selle kola, osta uued lennupiletid kuhugi, ma ei tea kuhu, äkki Aasiasse, probably Aasiasse. Ja eile õhtul me panime paika plaani, et täna me sõidame 9 tundi Melbourne'ist Sydneysse. Meil on praegu väike hommikusöögi paus ja homsest hakkab lihtsalt hardcore ettevalmistus, et saaks selle auto nagu enam-vähem normaalse hinnaga maha müüa, ehk siis nagu mingi puhastada, panna uued rehvid, tellida paar uut mingit varuosa, kõik need plastikosad läikima lüüa. Et ikkagi nagu võimalikult palju raha sellest tagasi saada, kõik mingid riided, asjad kõigest lahti saada, vaadata, kui palju me üldse saame Aasiasse kaasa võtta ja siis loodetavasti aprilli lõpus siit riigist ära lennata. Elu on rollercoaster ja ma ei tea, selles mõttes on, mis on, ma nutsin eile reaalselt nagu mingi terve õhtu, mingi vaatasin galeriid tagasi, mingi oh my god, see oli parim aasta mu elus. Aga ma ei tea, see lihtsalt sai kuidagi hästi järsku, hästi ootamatult läbi. Me oleme valmis minema. 2 nädala pärast me oleme palju targemad. Me teame, kui palju me autost raha saime, me teame, kuidas me oma asjadega majandatud saime, me teame üldse, kuhu me läheme, praegu me ei tea isegi seda, on ju. Nii et ma jäädvustan selle põneva etapi siis üles. Mu reaalsed stressilevelid on nagu fucking siin. See on täiesti... It's been a week. It's been crazy like 3 weeks. Kaua üks inimene võib ühtes jogurtit segada. Okei, hommikusöök. Martin, sa katad mu hommikusöögi ära? Väike müsli bowl. Sest et meil on gaas otsas ja me ei saanud putru teha täna hommikul, aga pole hullu. Aga väga külm on, nii et ma parem meelega sööks putru. Aga sõita on veel 7,5 tundi, nii et hakkan minema. Ja ma arvan, et homme Sydneys, kui hakkame lahti pakkima, siis another update. Hey, how are you? Do you have any 225, 65 or 17, 80 tires by any? Okay, what's the pricing on those, like for the cheaper ones first? Esiteks ta oli nii kena. Ja. Teiseks $175 rehvi eest. Ühele? Jah. See on 100 eurot ühele. See on hommikul. Aga need kojamehed. Ja taga tuli. Ja, lihtsalt kui sa ala 140, 150, säästad $40, aga siis lähed kuhugi mujal seda Bluetoothi tegema, vaata. Kus nad asuvad? Kõik on suht kaugel, ta mingi 35 minti siit. Tere! Siin on inimene, kes filmis just oma mingit lära lennu contentis 7 minutit.
lihtsalt selleks, et siis nagu jutt lõpetada ja avastada, et ma olin unustanud vajutada play. Ühesõnaga nagu vlogeri elu on väga raske ja seda tõestab ka see fakt, et eelmine klipp on filmitud 1,5 nädalat tagasi. Ma olin mingi, ma teen nagu üliägeda mingi sellise journey nagu come along with me video, kuidas me siin oma autosid müüme, kuidas me otsustame, kuhu me lendame, kui kauaks me sinna jääme, kuhu nagu, mis meist üldse saab, on ju. Aga nagu ma ütlen, aasta elu on olnud nii stressirohke, et ma ei saanud filmida. Okei, ei ole tegelikult nii hull. Aga võib-olla väike recap, mis vahepeal toimunud on. Täna on 23. aprill ja 26. aprillil 4 päeva pärast lendame me Indoneesiasse. Me oleme 2 nädalat Balil, 2 erinevas kohas, siis nädal aega jätsime me omale vabaks, et vaadata seal nagu jooksvalt, et kuhu Indoneesia saarele tahaks minna või äkki tahaks kuhugi mägimatkale minna. Ja siis on meil 3 nädalat majutust bookitud Lombokil, et see preili saaks lõpuks nagu enesekindlusega öelda, et I'm a surfer. Sest seal on väga head lained kuuldavasti jalgajatele ja eriti praegu, kuna hakkab dry season ja ma ei tea, mis kõik veel, siis öeldi, et väga hea aeg minna Lombokile. Vot. Nii et jah, peale seda me sõidame juba Malaisiasse, Kuala Lumpurisse, kust meil juba enne olid ostetud lennupiletid siis Eestisse, kuhu me jõuame vahetult enne jaanipäeva. Pange kirja. Aga see nädal või lihtsalt see aeg siin Sydneys nüüd see 1,5 nädalat, see on olnud heavy. Okei, nagu see selleks, nagu mul on üleüldse olnud viimane kuu või 1,5, depressiivne episood on nüüd nagu palju öelda. Aga vaimselt üsna selline nagu keeruline aeg, on ju. Ja siis lisa sellele juurde kõik need otsused kolida Austraaliast ära, kõik see mingi emotsionaalne nagu harjumine ja leppimine sellega, et nagu mu elu parim aasta on läbi. Nagu, eelmisel nädalal mingi 2 päeva lihtsalt kulus sellele, et Martin tegeles autoga, vahetas mingi reffe, käis seal maanteeametites, et nagu auto ümber regada, kõik need asjad. Muide, me maksime umbes $2000 selleks, et enda Queenslandi osariigi auto tuua New South Walesi, kus me siis praegu oleme. Ja uute autode ületoomisel on see, et tuleb maksta 12 kuud kindlustust ette. Nii et me maksime €2000 lihtsalt enda taskust, mille me pidime auto hinnale lisaks panema, mis nagu seda müügiprotsessi kindlasti lihtsamaks ei teinud. Aga ja siis oligi terve nädala, lihtsalt nagu tegelesid mingite nagu selliste korralduslike asjadega, nagu mingi mõtled, kuhu riiki minna, otsid lennupileteid, millal üldse minna, veits hakkad juba nagu raha lugema, sest et ainult kogu aeg lihtsalt kulutad mingi 2 tonni auto peale, mingi tonn mingite lennupiletid peale 2 peale, siis mingid majutused, kõik sellised asjad, mingid reisikindlustused, nii et lihtsalt nagu nii palju toimetamist. Üritasime oma mingid riideid, tehnikat, igast asju lihtsalt nagu marketplace'i müüki panna, et nagu võimalikult palju kolast lahti saada, on ja. Jah, nii et eelmine nädal nagu liiga palju ei nautinud seda Sydney elukest siin, sest lihtsalt kogu aeg olid nagu go ja natukene nagu stressis, sest et ongi päeva lõpuks, kui sul on nagu kõik tooted, autod, kõik asjad on marketplace'is üleval, sul on piletid ostetud, sul ei ole nagu väga muud teha, kui lihtsalt istuda ja oodata ja loota, et keegi tuleb ostab su asjad ära, on ju. Täna on 4 päev. Me jõudsime siis siia eelmisel esmaspäeval, ehk siis umbes 10 päeva oli meil see auto üleval olnud ja meil ei olnud mitte ühtegi ostjat, saate aru. Me panime taga üsna kõrge hinnaga $9500, lihtsalt nagu, et äkki on ju, et Sydneys on 5 miljonit inimest, suht palju turiste, backpackereid, et äkki. Ja 10 päeva ja keegi polnud ostnud ja meil hakkas ausalt öeldes nagu paanika oli juba nagu, et me ei taha seda autot nagu tänava äärde jätta või siis 2 tonniga seda maha müüa, et obviously nagu me hoolitsesime selle auto eest üli hästi, et tahaks ju nagu võimalikult palju sellest ka siis tagasi saada. Ja täiesti randomly eile võttis ühendust mingisugune Fääri saarte, kui ma ei tea, mul ei olnud nagu väga palju usku, sest et marketplace, meil oli nii palju skämmereid läbi käinud ja nagu Martin 2 tunniks ajaks keldrisse, ma hakkan juba mõtlema, et kas on tehtud inimrööv, kas läinud on auto, Martin, kõik asjad, aga ei, siis Martin tuleb üles, ta on mingi the car is sold ja ma olin reaalselt nagu I dropped on the floor nagu. Nüüd ja nagu poole päevaga läksime siis 0-100-ni, mitte ühestki huvilisest, kuni auto on müüdud, nii et see oli nagu väga suur kergendus, ma magasin väga hästi. Aga jah, muidu ma ei tea, nüüd ongi, oleme vaadanud Bridgertoni, räigelt palju Bridgertoni, me oleme hooked ja mul on nagu piinlik tunnistada, kui kaua ma olen üleval olnud, sest vahepeal seda Bridgertoni vaadanud.
olime mõlemad haiged, ma arvan, see on olnud sellest stressist. Tegin oma elu esimese tasustatud toiduvideo. Et selles mõttes nagu huvitav, et ja tore, et nagu justkui alustad midagi enda jaoks lihtsalt sellepärast, et on nagu tore ja lõbus ja siis keegi näeb sellest piisavalt väärtust, et ta on selle eest nõus maksma. Pean ka ühe video veel tegema, siis on vist mõneks ajaks praegu kõik, sest obviously me lähme nagu Aasiasse ja seal see tooraine kättesaadavus ja olud on raske ette ennustada. Vot, nii et selline on meie aeg siin olnud ja nüüd ongi 3 päeva veel ja siis on juba minek. Muide, Kaisa kinkis mulle sünnipäevaks sellise croissanti kruusi ja ma väga loodan, et ma mahutan selle meile kotti. Me oleme nüüd lennujaamas ja tunni aja pärast me ei ole enam Austraalias. Ja see on nagu nii haige kontsept, kuidas miski on sinu jaoks nagu täiesti tavaline igapäevaelu, sinu reaalsus ja sa harjud sellega nii ära ja sa küll tead, et ühel hetkel sa lähed minema. Aga siis, kui see päev on kohal, siis sa reaalselt nagu ainus mõte mu peas on praegu see, et kuidas sai 13 kuud nii kiiresti mööda minna. Ja mul siiamaani kummitab üks asi, mida üks meie sõber Mattias ütles meile meie Austraalia kas esimesel või teisel päeval. Et nautige, sest et ei saa mitte kunagi tagasi oma Austraalia elu esimesi päevi. Ja terve see aasta ma olen nendele sõnadele mõelnud. Tõesti, kuidas nagu miski, mingi etapp elust, sa ei tea, mida sellest oodata, sa ei tea, kuhu sa jõuad, sa ei tea, milline näeb välja sinu elu siis öelda teisel pool seda etappi. Ja terve aja ma mõtlesin, et oh my god, need esimesed päevad, need on möödas ja et nüüd on tegelikult ka Austraalia etapp vähemalt praeguseks suletud. Et see on minu arust üks nendest elu väga momentidest, kuidas nagu lihtsalt jõuab kätte üks päev, kus sul on ostetud mingid piletid ja sinu senine elu, nii nagu sa seda tead või nii nagu sa oled harjunud, ongi läbi ja sa astud mingisugusesse järgmisesse peatükki, järgmises kohas, järgmiste tegevuste, järgmiste plaanidega. On olnud väga emotsionaalsed viimased nädalad, ma ütleks, ma arvan, ma olen juba täna ja eilne nutnud mingi 4 korda, 5 korda kindlalt lennukis, lihtsalt ma olen salfrättidega mingi oh my god, I can't believe we're gone. Aga on olnud raudselt mu elu kõige ägedam aasta, kõige õpetlikum aasta ja kui ma saan kellelegi ükskõik mida soovitada, kui vähegi on soovi ja tahtmist ja peas on nagu väike mingi küsimus, et aga äkki peaks ka selle Austraalia ära proovima, tule. Sellepärast, et ma arvan, et tulla ja teada, näiteks isegi kui sulle siin ei meeldi, juba see on kordades parem kui see what if, mis muidu sisse närima jääks. Ja mina üritasin kusjuures aastaid endale öelda, et et see aus ei ole ikka minu teema. Aga mul on tegelikult alati olnud nagu väike huvi, mis siin siis on ja ma olen lihtsalt üüratult õnnelik, et me selle ära tegime. Ja ma ei tea, muud ei olegi, ma nüüd lähen lennukisse nutma. Homme ärkame üles juba Indoneesias täiesti teises maailma nurgas doing God knows what. Nii et mic drop. Austraalia was a blast. Vaatame, mis edasi. The show must go on. Okay. Ma lõpetan nüüd selle siin oma ette rääkimise.